Tere! Minu nimi on Raul Eamets, olen Bigpanga peaökonomist ja te vaatate järjekordset Bigpanga Majandusakadeemia lühivideot majanduse põhitõdedest. Täna tuleb juttu inflatsioonist. Inflatsioon on teiste sõnadega hindade kasvamine. Inflatsiooni mõõdetakse keskmise tarbija ostukorvi hinna muutumisega. Ehk vaadatakse, kui palju inimene erinevate kaupade ja teenuste peale raha kulutab ja kuidas need kulud muutuvad. Kõlab keeruliselt, aga kohe seletan lihtsa näitega. Oletame, et teie oletegi keskmine tarbija ja kulutate kuus toidupoes näiteks 240 eurot. Eluasemele ja majapidamisele kulub 230 eurot, transpordile 140 eurot ja ülejäänud pea 400 eurot kulub igasugustele muudele asjadele nagu vaba aeg, riided, tervis, haridus, internet ja telefon. Kokku on teie tarbimiskorvi maksumus meie näites 1000 eurot kuus. Kui inimesed elavad kahekesi, siis muidugi on summad suuremad. Mängime veel natukene arvudega. Oletame, et järgmisel kuul teie kulud kasvavad 40 euro võrra. Kogused on samad, ehk te ei ole oma tarbimisharjumusi muutnud ja teil ei ole ka suuremaid erakorralisi kulutusi. 40 eurot 1000 eurost on 4%. Just nii palju on teie ostukorv läinud kallimaks. See ongi inflatsioon ehk hinnatõus. Kui samad asjad samas koguses maksavad järgmine kuu natukene rohkem. Tavaliselt lähevad asjad 4% kallimaks, mitte kuu, vaid aasta jooksul. Tavaline tähendab seda, et meil ei ole COVID-i kriisi või Ukraina sõda, Iisraeli ja massisõda või mingit muud kriisi. Viimastel aastatel on hinnad Eestis väga kiiresti tõusnud just nimetatud kriiside tõttu. Me ei saa enam osta sealt, kus on kõige odavam, näiteks Ukrainast metalli, sest metallurgiatehased on seal lihtsalt puruks pommitatud. Punasel merel kaaperdatakse kaubalaevu ehk kaupade liikumine Aasiast Euroopasse on muutunud pikemaks, mis tähendab, et ka kulukamaks. Venemaalt ei saa enam importida odavat gaasi, sest teatavasti agressoriga ei kaubelda. Elektrit ostame nüüd Põhjamaadest ja neid tegureid on veel. Kõik see on teinud meie elu palju kallimaks. Täna me räägime, et inflatsioon on Eestis aeglustunud. Hinnad ei kasva enam nii kiiresti. Kui 2022. aastal oli meil aastane hinnatõus pea 20%, siis sellel järgnenud aastal kasvasid hinnad 9% ja aastaks 2024 prognoositakse hinnatõusuks 3,5%. Euroopa Keskpank arvab, et normaalseks majanduse toimimiseks piisab sellest, kui hinnad tõusevad kuni 2% aastas. Kui inflatsioonimäär aeglustub, siis on oluline aru saada, et midagi ei lähe odavamaks. Hinnatase jääb ikka kõrgeks. Lihtsalt hinnad kasvavad aeglasemalt. Meil on viimastel aastatel ka keskmine palk päris kenasti kasvanud. Seega osa sellest hinnatõusust kompenseerib palgakasv. Kui hinnad kasvasid 2023. aastal 9% ja palgad 11%, siis reaalpalk kasvas ainult 2%. Ehk suurem osa meie sissetulekute kasvust sai hinnatõus lihtsalt ära. Igasugused reaalsed näitajad majanduses tähendavadki seda, et me võtame jooksvatest ehk nominaalsetest näitajatest maha inflatsiooni. Kui näiteks nominaalne laenuintress ehk see intress, mida me päriselt pangale maksame, on 6%, aga hinnatõus on 4%, siis reaalne intress on 2%. Ehk suurem osa kõrgest intressist katab ära hinnatõus. Aga võib olla ka vastupidi. Kui inflatsioon on 3% ja laenuintress 2%, siis on reaalne intress hoopis negatiivne, -1%. Sellisel juhul, kui inflatsioon on kõrgem kui intressid, on kindlasti kasulik laenu võtta. Taoline olukord valitses meie majanduses enne neid suuri kriise, millest ma just mõni hetk tagasi rääkisin. Kui asja veel lihtsamaks teha, siis inflatsiooni võib võrrelda näiteks higistamisega. Kui inimene toimetab, tegutseb, siis ta ka natuke higistab. Nii ka majanduses. Kui majandus kasvab, ütleme, 1–2% aastas, siis kerge hinnatõus näiteks 2% käib asja juurde. Kui te hakkate sporti tegema ja lähete jooksma,
siis te kindlasti higistate palju rohkem. Need majandused, kus on buum, väga kiire majanduskasv, näiteks 8-10% aastas, nendes on ka hinnakasv kiirem. Normaalne on 4, võib-olla 6% hinnatõus. Aga kui te olete haige ja teil on kõrge palavik, siis te higistate väga palju. Sama ka majanduses. Väga kiirete languste, suurte kriiside ajal, mis on näiteks seotud sõdade, revolutsioonidega ja kus kiiresti kasvaid kulusid kaetakse suure rahatrükkimisega, võib inflatsioon olla isegi 50% kuus. Sellist inflatsiooni nimetatakse hüperinflatsiooniks. Ka Eestis oli hüperinflatsioon 90. aastate alguses, enne seda, kui me oma raha Eesti krooni kasutusele võtsime. Hinnad kasvasid üle 1000% aastas. Kokkuvõttes, madal mõne protsendi inflatsioon on majanduses täiesti normaalne nähtus ja meie tarbijatena seda väga palju ei taju. Kõrge inflatsioon on ühiskonnale pigem kahjulik. Inimeste palga ostujõud väheneb, majanduses jagatakse rikkust ümber, näiteks laenuvõtjad võidavad, säästjad kaotavad, ettevõtted võivad teha valesid majandusotsuseid ja meie kaupu ei taheta enam kõrge hinna tõttu välismaal osta. Aga päris ilma inflatsioonita me ka hakkama ei saa.